olukord täna ikkagi haiglates on ja kuidas sinu enda tööpäevad on? Covidi mõttes on see olukord võrreldes näiteks tänase päevaga täpselt aasta aega tagasi on oluliselt parem, rääkimata siis veel sellest kevadisest ajast. Aga ausalt öeldes on nii, et ega see õdede puudus oli juba enne seda COVID-pandeemia algust meil ju väga suur, et hinnanguliselt kuskil 500 täitmata ametikohta oli juba 2020. aasta alguses Eestis. Ja see põhjus on ikkagi selles palgas, eks ju? Või? Palgas võib-olla siis ka see töökoormuse suhe võrreldes selle palgaga, see vastutus, kõik see asi siis kokku. Ja see COVID olukord on seda õdede puudust veelgi süvendanud, sellepärast, et inimesed on tegelikult sooviksid sellist suuremat rutiini, ja ahvatlusi on praegu ka väga palju rohkem, et haiglatöötajad näiteks on läinud ära erameditsiini, sellepärast, et see töö on seal stabiilsem. Neil ei ole sellist kooli üles, kooli alla, mine sinna, mine tänna olukorda. Natuke nagu sellist kaootilist olukorda siis. Just, et ma tahangi öelda, et see tööpäev seal COVID osakonnas on küll jah, natukene raskem kui tavaosakonnas, sellepärast, et alustades sellest, et kõik need riided peavad seljas olema, see patsientide kontingent on ka, nad on väga jõuetud, seda on emotsionaalselt raske taluda. Kui pikk see tööpäev siis on seal? No tööpäev on ikka meil 12 tundi, kes tahab, saab ka 24 tunniseid vahetusi teha, aga ega meil tööpäevasid, ühte konkreetset tööpäeva pikemaks ei tehtud, et probleem on selles, et õed ja hooldajad tegid väga palju ületunde. See tähendab seda, et seda puhkeaega jäi väga väheks ja väljapuhkamist ei olnudki, et said tööl, said järgmisel päeval tööl, ülejärgmisel päeval tööl, võib-olla said mõne päeva puhkust ja siis jälle nii edasi. Ja tänasel päeval see olukord on selline, ma saan su jutust aru, et on inimesi veel siis ära läinud sealt tänu sellele COVID-kriisile ka või kahjuks sellele COVID-kriisile? Kahjuks selle COVID-kriisi tõttu on veelgi inimesi ära läinud. Et nüüd, kui meil on küll võimalus olnud neid COVID-voodeid praegu kokku tõmmata, ehk siis neid COVID-patsiente on ju haiglas vähem, aga see ei tähendaks, et meie tööpäevad on kergemad, sellepärast, et nende ära läinud õdede ja hooldajate arvel peavad ju need teised ikkagi selle töö ära tegema. Kas paikaartidest on selles mõttes meeleolu tõstmiseks ka kasu? On need selles mõttes sellised, mis mõtled, nüüd ma saan minna, et keegi hoolib minust? Paikaardid ei too meile ju kahjuks õdesid haiglasse juurde, aga see paikaardi või paikampaania on ikkagi olnud väga tänuväärne. Ja